tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, tere tulemast kuulama, vaatama kaardi lugemist. Vabaduse pühitsus ja see teema on väga tugevalt seotud ka enesearmastusega. Nii et selle pühitsuse nimi võikski siis pikemalt olla vabadus, mis tuleneb enesearmastamisest ja enesearmastamine, mis tuleneb enda vaba olla lubamisest, jah, nii. Et praeguseks on mu kanalil mitmeid pühitsusi, on julguse, võidu, selguse, armastajate energiasse tõusmise pühitsus kui ka algallikaga ühenduse pühitsus. Nii et praegu siis järjekorras vaatame kohe. On ka loovuse pühitsus just nimelt ja 2 kotkasule pühitsus. Sellised pühitsused on praegu sündinud. Ja kõiki neid saate vaadata mu koduleheküljel siin YouTube'i kanalil. Osad on nähtavad avalikult, osad on nähtavad siis kanali liikmetele. Ja ma arvan, et ma teen ka ühe playlisti selle kõigega pühitsustega, et siis saate sealt valida, mida kuulata tahate ja panen selle playlisti lingi ka siia alla. Aga läheme siis vabaduse pühitsuse juurde. Enesearmastamise võtmes on vaja julgeda ausalt vaadelda, kus kohas ma tunnen, et ma olen ikkagi puuris, et ma ei saa olla vabalt, et ma ei saa olla endale sobivas rütmis. Ja endale sobiv rütm võib tähendada seda, et kui palju ma vajan vaba aega, endaga olemise aega, algallikaga suhtlemise aega läbi enda südame, mida me võime nimetada ka palvetamiseks, mediteerimiseks, ilmselt ja enda kogemusest võin öelda, et päris kindlasti aitavad sellele kaasa ka hingamisharjutused, enese närvisüsteemi reguleerimine, rahustamine. Et kõik sellised protsessid, mida me võime nimetada, et need on justkui vabatahtlikud, et teeme siis, kui aega on. Aga kui me oleme lasknud oma ajakava täielikult täis pikkida kogemusi, mis ei ole meid toetavad, vaid on meid ka kurnavad ja väsitavad, siis tegelikult sellega me oleme iseennast hüljanud. Ja see on väga suur teema, eriti suhtes olles, kus näiteks partner vajab palju tähelepanu või lapsed, kodu, mingisugused asjaajamised, mis nõuavad meilt nii-öelda täit tähelepanu, vajavad meie energiat, meie aega. Ja kui me selle aja võtame kogu aeg enda asjade arvelt, siis mis juhtub on see, et me ennast hüljates õpetame ka teistele seda, kuidas meid mitte austada, kuidas mitte arvestada, kuidas mitte näha olukordi selgelt. Sest et me ise ei ole ausalt oma elule võib-olla otsa vaadanud, oma päevakavale, oma nädalakavale, oma kuukavale. Ja see on minu jaoks olnud elus väga suur õppetund, sest et ma olen tahtnud pakkuda oma lähedastele, kallitele ja oma klientidele ja õpilastele, kõikidele võimalikult palju head. Aga sageli see tasakaalupunkt on kerge libisema, kui ma mõtlen, et ma seekord teen natuke teistmoodi või ma seekord olen kauem üleval või ma seekord jätan trenni minemata või mingisugused sellised väiksed erandid võivad saada pikapeale suureks harjumuseks ja siis ei pane tähelegi, kui oleme selle nii-öelda ennast toetava elustiili vahetanud ümber enda hülgamise elustiili vastu. Nii et vabadus ei seisne mitte selles, et ma nüüd enam nende inimestega ei suhtle või et ma pean kõik nii-öelda nagu lõpetama, vaid seda, et mul on vaja luua selge tasakaal, kus ma usaldan, et kui ma ise olen parimas enesetundes, parimas vormis, parimas enesetundes
ja teadlikkuses ja rahus olen ma tegelikult kõige parem inspiraator ja abiline ka teiste jaoks. Et see on olnud minu elus ka selline suur protsess. Aga siinjuures siis kogemus tagasi tulla iseendasse, endaga kooskõlla, endaga sellisesse mõnusasse voogu, kus ma tunnen, et see, mida ma teen, see toetab mind, see nõuab minu usku sellesse, et kui ma nüüd hakkan uutmoodi tegema, ma informeerin inimesi sellest, et sellest ei kuku maailm kokku. Ja kui keegi ei suuda austada minu valikuid või minu vajadusi, siis see on minu jaoks oluline küsimus, et kas need inimesed üldse kuuluvad minu ellu. Ja siis mul tuleb endal see otsus langetada, et kui selline piiride ületamine on saanud tavaliseks ja uusi piire ja uusi kokkuleppeid ei austata, siis on tarvis kuulata südant, et küsida, mida selle olukorraga teha. Ja minu süda on nii mitmegi inimese puhul öelnud, et siis ei olegi vaja suhelda rohkem. Ja see on olnud äraütlemata suur koht, kuidas usaldada rohkem enda südant kui teiste nõudmisi ja tahtmisi ja seniseid harjumusi. Ja selle uue hoiaku sisse juurutamine nõuab meilt kannatlikkust, et olla endaga kannatlik, sest et võib-olla me kohe ei näe seda, et see, kui me enda sees need vajalikud muudatused teeme, et need teevad tegelikult ka teistele suure heateo sellega, et ka nemad õpivad sellest kogemusest, ka nemad saavad selgust, et nad ei pea alati kõikide tahtmistega kaasa liikuma ja et ka neil on oskus ja võime ja vägi öelda ei või siis, et muuta seda kvantitatiivset panust, mismoodi omavahel suheldakse, mis viisidel, missugustes vormides. Nii et ole endaga kannatlik, see teekond on õppeteekond, see ei ole see, et sa pead nüüd kõigest aru saama ja siis kõike kohe rakendama, vaid see on kutse sulle, see pühitsus on kutse sulle hakata vaatlema, et mida ma tegelikult vajan, mida sina tegelikult vajad ja järjest neid vajadusi panna tähele ja hakata selle eest seisma, et need vajadused ja soovid saaksid ka tõeliselt rahuldatud. Ja hüppas välja selline kaart nagu ränduri teekond, eelmiste kehastuste tervendus, mis võib olla väga oluline teema, sest väga paljud need mustrid, mis me oleme selles elus õppinud, saanud kaasa oma lapsepõlvekodust või noorukeast või ka siis praegusest suhtest, et need mustrid on tihtipeale oma juurtega pärinevad hoopis teistest kehastustest, nii et kui me ei saa aru, miks näiteks mul on sellised vanemad olnud, miks mul on sellised kogemused olnud, siis näiteks ka möödunud elude rännak võib sind aidata, kes soovib, võib mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com. Ma saadan regressiooniteraapia meditatsiooni lingi sulle, kus saad siis eelmiste elude kohta kuulata, nii et ühe annetuse eest sa saad seda meditatsiooni kas või lõpmatult kasutada. Ma olen ise sellest meetodist tohutult palju abi saanud, sest et on päris selge see, et on väga vähesed meist, kes siin planeedil on esimest korda, eriti kes siin neid minu kaardilugimisi vaatavad, siis te olete suure tõenäosusega väga kogenud hinged juba. Ja samas see, kui keegi väga palju kordi siia planeedile tuleb, ei tähenda jällegi seda, et sul kõik asjad selged on. Mõned hinged käivad sama õppetundi õppimas väga mitmeid kordi. Ja iga kord valitakse järjest keerulisem versioon, et kui su elus on mingisugune väga keeruline punkt, sa tunned, et sa oled justkui käsist jalust seotud, ei ole edasiliikumist, ei ole progressi, ei ole naudingut selles kogemuses, siis ma väga soovitaksin seda möödunud elude teemat uurida ja kogeda, et iga kord, kui me tunneme huvi selle vastu, kes me ise oleme, mis meie tegelik missioon on, siis elu tuleb meile tegelikult väga suuresti appi, nii et me ei ole sellel teekonnal üksinda. Üks moment.
I love you too. See you soon. Thank you, baby. Oh, it's okay. Pardon. Kallim käis mulle head aega ütlemas. Ta läks praegu välja. Ma saan täielikult olla teiega. Et see, mida ma tunnen, et see vabadus kutsub meid üles vaatlema, on see, et igal asjal on oma põhjus ja kui me taipame, oskame asju nimetada õigete nimedega ja näeme läbi, mida meil on vaja näha ja mõistame, mida meil on vaja mõista, nii-öelda kategoriseerime enda peas asjad õigetesse kohtadesse, siis need olukorrad lahenevad. Need on nagu sellised, ma ütleksin nagu maagilised pusled, mis meil tuleb enda sees kokku panna või nagu olete filmis näinud, et selleks, et mingi maagiline uks avada, siis tuleb neid kristallid õigetesse kohtadesse asetada ja siis väravad avanevad. Kes on selliseid fantaasiafilme näinud, et samamoodi meie elus selleks, et me saaksime hingeliselt vabaks, on meil vaja osata kõike ausalt nimetada ja tõe tunnistamist teha enda sees. Ei ole isegi vaja neid olukordi muuta, vahel piisabki sellest, et me lihtsalt ütleme olukordade asjade kohta nii, nagu need tegelikult on. Või mõnel juhul ka näiteks, et ma võtan täieliku vastutuse selle eest, mis mu elus parasjagu toimub või on toimunud, sest see on kõik minu eelmiste elude karmade või ka selles elus valitud hingemissioonide vajalikud sammud olnud. Näiteks selles kehastuses ma valisin endale väga keerulised lapsepõlve mustrid, sest ma ise eelmise kehastuse lõpus suhtusin endasse väga ebatervelt, sest ma olin enda peale pahane, et miks ma paremini ei teinud või miks asjad paremini ei läinud. Ja siis ma sain seda tunnet terve oma lapsepõlv. Ja see, et asjad on valesti ja halvasti ja mina olen süüdi. Sellised kogemused olid nagu hästi tavalised. Ja seda oli tarvis selleks, et ma selles kehastuses õpiksin ületama seda oma eelmise kehastuse valitud rolli, kuhu ma olin ennast ise sättinud, mis iganes põhjustel, mis iganes karmamustrid seal all olid. Aga need suured protsessid, mida me teeme, ei ole meil kunagi üksinda lahendamiseks. Suured hingemustrid on enamasti seotud sellega, et meil on tarvis kas suhelda teiste inimestega, teha mingisuguseid protsesse, kuhu me kaasame ka teisi hingesid, keda me siis inspireerime läbi enda kasvu, läbi enda õppetundide tarkuse jagamise, läbi enda teekonna ausa tunnistamise. Nii et teha seda, et ükskõik kuidas ja kuhu sa praegu oled tundnud, et sa oled ennast mässinud, et ei ole seda täit vabaduse tunnet, siis algallikas ütleb selle kohta, et usalda seda, et kõik, kellega sa sellel teekonnal kokku puutud, kellega sa seda teekonda jagad, see on kõik jumalikult juhatatud ja vajalik üheskoos ärkamise protsess. Et see ei ole isiklik, sinu personaalne draama, vaid selle all on suurem algallika plaan, mis tahab ennast ilmutada ja ilmutuda läbi selle, et sina, kallis vaataja, sina, kallis kuulaja, leiad endas selle soovi leida lahendus, leida väljapääs ja leida hinge vabadus. Ja sinu soov käivitab kogemuste ahela nii sinu kui sinu lähedaste jaoks, mis toob valguse, selguse ehk tõe kõikide teie eludesse. Nii et selline
piiritletus ja blokeerituse tunne ei ole tegelikult mitte takistus, vaid on tegelikult abiline, mis aitab sellel valgustumisprotsessil aktiveeruda. Et soovitus sellel teekonnal on enda närvisüsteemi rahustada läbi ümisemise, et võimalik, et üks selline oluline muster, mida siin kõik siin selle kaardi lugemise kuulajad on tulnud vabastama, ongi siis üle stressamine ja üle pingutus ja üle mõtlemine. Ja laulmine, ümisemine võib tunduda, et mis see siis ära ei ole, aga tegelikult see aitab avada meie südame, reguleerida meie närvisüsteemi, muuta meie keha keemiat ja tuua meid välja sellest mõtete rägastikust. Ma ei ütle, et see on ainuke tee, aga see on üks vajalik samm, see on üks soovitus siin, et tulla tagasi õitsengusse. Et õitseng ei tähenda seda, et ma olen kõik enda blokeeringud elus vabastanud, vaid õitseng tähendab seda, et ma olen nii tugevas algallikaga ühenduses, et ükskõik missuguse kogemuse elu mulle viskab, armastuse ehk Jumala abiga ma saan absoluutselt igast kohast läbi ja igast kohast tulla imede sagedusse, imede loomisesse, kaasloomisesse koos universumiga. Ja minu usk armastuse jõusse, minu enese rahustamise oskus aktiveerivad sellised infovood, valguse vood, et sulle tuleb õigel hetkel õige õpetaja, õige meenutus. Näiteks praegu tuli sulle siin see kaardi lugemine selleks, et aidata sind järgmisele arengutasandile, kus sa saad astuda järgmise sammu. Ja siis tuleb sulle järgmine juhatus, astud järgmise sammu, nii et iga samm on sulle ette antud. Selline iseendas vangis olemine on tihtipeale äratuntav selle järgi, et ma tunnen, et ma justkui ei ela oma hinge täis potentsiaali energiat. Ma ei väljenda enda lõpuni kõige kõrgemat väge, kõige kõrgemat sagedust, kõige kõrgemat, mida ma olen tulnud siia tooma. See võib tulla ka tundena, et ma isegi ei tea, mis mu elu kõrgem hingemissioon on. Või et mul ei ole selleks vahendeid või mul ei ole selleks inspiratsiooni, mul ei ole selleks juhatust või mul ühesõnaga midagi on puudu. Ja see puudu olemise kogemus võib olla väga sügav hingehaav juba mitmeid põlvkondi, mitte ainult siis sinu vanematel, vaid sinu vanemate vanematel ja nii edasi, kus on nii-öelda asjaolude sunnil oldud nõus tegema või olema mingil viisil, mis ei ole tegelikult kõige kõrgem hingekutse. Ja sina, kallis vaataja, kuulaja, oled siin planeedil selleks, et sina murrad nüüd need vanad kaitsemüürid, millega on siis kaitstud oma senist eluolu, et astuda veelgi kõrgemale, kus sa saad aru, et sa ei pea elama lihtsalt mitte ellujäämise nimel, mitte lihtsalt selleks, et kuidagi ära olla, vaid tõeliselt väljendades oma hinge kõrgemat kogemust, et sina oled see müüdimurdja, kes murrab selle puuduse müüdi ja toob kõik järgnevad põlvkonnad ja kogu oma karmagrupi ja kogu oma suguvõsa energia, kõik. Sina oled siis see, kes toob selle südame laulu tagasi, selle südame meloodia. Ja olles seesuguses kehastuses praegusel hetkel siin ja praegu, suure tõenäosusega sa oled kogenud just neid kõige sügavamaid valusid, mida ka sinu esivanemad on kogenud, selleks, et sinu sees on piisavalt usku, sul ei pea olema mäetäis usku, selleks, et oma elu muuta. Piisab sinepitera suuruseks usukübemekesest, et terve hirmumägi saaks lahtuda. Et ei ole vaja suurt usaldust ja usku, piisab väikesest lootuse kiirekesest.
ja niipea, kui sa oled astunud oma hingega kooskõlastumisesse sellele teekonnale, et sa valid või otsustad, mina valin elada enda südame järgi ja ma olen avatud sellele, et universum aitab mind, siis algab sinu tõelise armastuse teekond. Ja tõelise armastuse teekond ei ole kahe inimese omavaheline kokkusaamine, kuigi see võib seda sisaldada kui ekstra boonust, kes on siis selle elusaatuse valinud, vaid see tähendab kokkulõimumist algallika ehk keskpäikse ehk südame energiaga, mis võib tähendada väga suuri õppetunde, kus me õpime vabastama läbi andestamise. Andestamine toob imed. Ilma andestamiseta oleme nendes vanades nõiaringides. Andestamine ei tähenda heakskiitu. Andestamine tähendab enda vabastamist, nende konksude lahti laskmist, millega me nendes karmamustrites kinni oleme olnud, et sellised nagu hammasrattad, mis on siis ühe õppetunni protsessi osad. Me laseme need hammasrattad endast lahti, anname tagasi valgusesse, armastusele, loodusele, kuidas keegi tahab nimetada. Ja andes kõik algallika kätesse lahendada, siis need hammasrattaste edasised liikumised otsustab juba kõrgemalt poolt sinu enda kõrgem tarkus, algallikas, keskpäike, armastus, mis on siis kõrgeim intellekt, ja andestamine toob alati kingitused, alati toob kingitused, alates sellest, et sinusse saab tulla suurem kergendus ja kergus, aga saab tulla ka ruum, avarus, kuhu saavad liikuda nüüd uued kogemused, uued mustrid, mis on sind tõstvad ja väestavad. Kes on päriselt andestamise ja tingimusteta armastuse õppetunni läbi teinud, siis te ilmselt olete juba seda kogenud, missugune suur vabadus sellega kaasneb, et ma ei ole enam sõltuv sellest, mismoodi teised on käitunud või kuidas olnud, sest et need olid nende inimeste protsessid. Ma ei pea teiste inimeste hingeprotsessi enda õlule võtma. Esiteks tuleb suur hingeline vabadus ja teiseks tuleb kingituseks ka see, et sa ei pea neid protsesse enam läbi tegema, sest sa oled need protsessid juba ära teinud, sa oled selle kogemuse saanud ja sa tead, sa oled nii elutarkuse võrra targem, kui sa oled ka nii palju teadlik, et sa ei lähe samasugustesse protsessidesse enam karsumdi sisse. Et selline oskus mitte isiklikult võtta tuleneb läbi selle, et sa vaatled need protsessid sügavalt läbi ja sa mõistad ja sa õpid nägema seda, et igal kogemusel on omad juured, omad seemned, mis on külvatud võimalikult eelmistes kehastustes ja selles kehastuses oled sina see suur teejuht ja vabastaja teiste jaoks, kes näitab, kuidas tulla välja nendest lõpmatutest vaenu pingpongi mängudest, kuhu inimkond on väga pikalt varasemalt kinni jäänud ja kes soovib, siis raamatupoodidest te leiate ka sellise raamatu, mille nimeks on Armastuse kutse, mis on siis minu kanaldatud raamat viimase 3 aasta jooksul. Siin kaane peal siis mina koos oma kaksikleegiga. Kui ma temaga kokku sain, siis selleks ajaks mul oli kanaldatud sellest raamatust esimesed 16 peatükki ja 17 peatükk, mis kannab nimetust Uus peatükk. Alates sealt siis juhtis tema neid protsesse, et ma saaksin need väga keerulistest kohtadest läbi tulemise palved siia raamatusse kokku tuua. Nii et see oli meil selline pea 3 aastat kestev protsess. Praeguseks me oleme siis üle 3 aasta koos olnud, hetkel elame siis koos Sri Lankal ja ma võtaksin ka siit raamatust ühe lõigu siia vabaduse pühitsusele. Palume, kallis algallikas, palun aita meid leida vabaduse otsused. Nii tuleb selline lõik. Annan vabaks põgenemise, stressi,
pinged ja eraldatuse ning tunnistan ennast tervikliku ja tugevana omaenda valguses. Lasen universumil mulle teed juhatada. Olen kohal enda keskmes ja lähtun sellest, mis tundub parim nii mulle kui ka teistele. Ma tahan siia juurde lisada selle, et kõik meie kogemused, meie mõtted, sõnad, otsused on alati tegelikult meie kontrolli all. Ja selleks, et õppida oma metsikut hobust enda sees taltsutama, on enda rahustamise, enda maandamise ja enda lõdvestamise äraõppimine äraütlemata oluline komponent. Ja üks viis, kuidas me saame seda teha, eriti kui sa oled väga tugeva mõistusega ja sulle meeldib väga palju intellektuaalselt arutleda ja selgelt sõnastada, siis üks väga hea viis on võtta päevik ja kirjutada ühele päeviku lehele annan vabaks ja siis kirjutad üles samm-sammult, mis tunded sus kehas on, tunnetad seda tunnet ja kirjutad üles. Tunnetad ja kirjutad, mis kogemused, missugused inimesed, missugused suhtlemised, missugused mustrid on sind ära väsitanud, ära kurnanud, tüüdanud, mis tekitab pinget ja paned sellesse tulpa kirja ja sinna kõrvale või siis teisele lehele teed teise tulba, kuhu sa kirjutad, missugust abi sa universumilt vajad, näiteks julgus, selgus, inspiratsioon, tugevus, teadlikkus, mis iganes sa ressurssidena elult vajad. Ja siia vahele sa võid siis kirjutada palun abi, palun abi, palun abi, annan kõik algallika kätesse lahendada. Ja peale seda transformatsiooniprotsessi üleskirjutamist ma soovitaksin sul väga kuulata mingit meditatsiooni või teha mingit praktikat, mis aitab su energiataset tõsta. Sest et meil on vaja, et see, mida me kogeme, meeldiks meile endale. Muidu me lähme jälle oma hinge, oma südame teest kaugemale ja loome veel rohkem seda piiritletust, ärevust, stressi ja kõike seda, mida me võime nimetada, mis on meie vabaduse ees olnud, hingevabaduse ees olnud. Ja vahel see võib olla ka väike jalutuskäik, puhkamine, magamine, meeldiva muusika kuulamine. Ehk siis oluline etapp kogu selles vabanemise protsessis on tähele panna seda, et ma ei hakkaks juurde looma seda, mida ma olen endas vabaks andnud. Ja kui ma näen, et ma seda taas loon, siis ma võin jällegi võtta päeviku lehe üles kirjutada ja võin vaadelda, mis mustrid mus korduvad ja neid korduvaid kohti sügavamalt vaadata, mida ma veel ei ole lõpuni väljendanud, mida ma ei ole veel ausalt tunnistanud või tunnetanud või tahtnud endalegi ausalt öelda, mida ma ei ole tahtnud enda jaoks valgusesse tuua. Ja nagu ma ütlesin, siis paljud mustrid võivad alguse saada eelmistest kehastustest, siis võib-olla ka teha seda eelmiste kehastuste läbimise ülevaatuse meditatsiooni, et saada selgust ja saada kinnitust ja saada rahunemist läbi taipamise, läbi teadvel oleku. Nii et parim, mida me saame teha, on see, et olla endaga parimal moel kooskõlas. Ennem kui hakata tahta meeldida teistele, on oluline see, et see, mida me teeme, see meeldiks meile endale. Aitäh, kallis universum, et sa juhatad mulle täpselt õiged kogemused täiuslikult õigel hetkel. Aitäh, et ma mõistan selgelt, mida teha. Aitäh, et ma valin lähtuda armastusest, terviklikkusest.
aitäh, et minus on häirimatus ja mäletamine, et mida iganes keegi teeb ja korraldab, ütleb või kuidas käitub, see pole minu suhtes isiklik. Ma ei pea neid konksusid alla neelama ja oma väge ära andma. Võin jääda vabalt enda valgusesse, kiirates oma energiat, oma puhast armastuse olemust kõigi ja kõige hüvanguks. Olen häirimatuse meister. Sellesse häirimatuse kogemusse sisenemine tähendab seda, et me lähme läbi tormist või tormidest, võib-olla on neid väga palju, aga iga torm õpetab meid järjest rohkem valima iseennast, järjest rohkem keskenduma sellele, et ma ei kaotaks enda hea enesetundega ja enda vajaliku päevakavaga või nädalakavaga või kuukavaga või enda sisetundega kontakti. Nii et iga torm, mis on meile tulnud, on selleks, et me tuleksime järjest tugevamalt iseendasse. Ükskõik, mida me oma elus kogeme, ükskõik missuguseid energiat, kuidas me neid nimetame, kõik on energia ja andes kõik tagasi algallika kätesse, algallikas aitab kõik muuta meile tagasi kasutatavaks elujõuks. Nii et kui sa oled väga väsinud, väga kurnatud, väga läbi, tunned, et sa oled täitsa nagu välja väänatud nende kogemuste poolt, mis su elus on olnud, siis see on sulle suur kutse samm-sammult, rahulikult oma energiaid õppida ümber transformeerima, saama teadlikumaks, saama otsustavamaks, valides iseenda heaolu panna number 1 ja mäletades seda, et see, mis on parim sulle, on parim kõikidele ümbritsevatele. Me ei saa kontrollida teiste inimeste reaktsioone või nende egosid, aga lähtudes enda südamest oleme me alati joondusest kõikide südametega, nii et võib-olla su käitumine võib ärritada kedagi tema ego tasandil, aga hinge tasandil, tema kõrgema olemuse tasandil oled sa selle inimese jaoks suur heateo tegija. Sa oled inspiraator ja kas keegi võtab siis sellest inspiratsiooni ja juhatust, seda me kontrollida ei saa, aga me saame anda endast parima. Et võtmesõnaks tuleb siin taaskord tasakaal. Leia tasakaal oma armastuse asjade ja oma karjääri vahel. Harmoniseeri oma sisemisi kaalusid otsustega, mida sa teed nii oma südame kui mõistuse häält kuulates. Ja mõistuse ja südame koostööd sa saad samuti päästada. Mul on selleks spetsiaalne meditatsioon, teemantervenduse koolituse meditatsioon, mida sa saad ka minult tellida. Ja mul on ka tasuta YouTube'i video üleval võluvõti number 7 südamehääle kuulamine. Kui sa ei tea, mida tähendab südamehääle kuulamine, siis sellest videost võid saada abi. Võluvõti number 7 südamehääle kuulamine minu YouTube'i kanalil, kõikidele tasuta nähtav. Mis on see, mida ei ole vaja selle vabanemise teekonnal teha? Meil ei ole vaja vastu hakata tsüklite lõpule. Et see võib olla närvisüsteemi jaoks selline suur õppetunni koht. Lasengi asjadel lõppeda, nii nagu on igal asjal on oma algus, kulminatsioon, areng ja ka vaibumine, nii on ka olukordade ja suhete lõppemine samuti oluline hinge teekonna osa. Ja see, kui sa tunned, et mingi asi on sind nii ära kurnanud, nii ära väsitanud, see ei anna sulle jõudu, see ei anna sulle kütet, see ei anna sulle rõõmutunnet, siis see on märguanne selle kohta, et sellel olukorral on aeg lasta lõppeda sellisel kujul.
see ei tähenda seda, et näiteks suhe peab lõppema, aga sellisel viisil toimimine, sellega on lõpp. Ja mina olen oma kaksikleegiga mitmeid kordi teinud selliseid protsesse, kus ma olen öelnud, et minu jaoks on see protsess läbi. Sellisel kujul suhe on läbi. Mina siit kohalt selliselt edasi ei ole nõus minema. Ja kõikides nendes kohtades on ta minuga uude protsessi ja uude kulgemisse kaasa tulnud, et see on ka üks märguanne selle kohta, et hingelepingud, isegi kui ütleme, et näiteks mingisugune suur karmaleping ja see leping saab läbi, siis see ei tähenda seda, et suhe peab läbi saama, vaid seda, et sellisel kujul toimimine saab läbi ja saab luua uued hingelepingud, uued edasiliikumised. Kuigi see võib tunduda, et see toob tohutult üles kahtlusi, et näed, kui mingid asjad kohe ei läinud nii, nagu ma oleksin tahtnud, miks ma siis peaksin üldse arvama, et üleüldse asjad edasi saavad minna nii, nagu mu süda tegelikult soovib. Et see on selline teemonlike energiate sisse süstitud juhatus ja vari. Ja seda ma tundsin juba siin kaardi lugemise alguses, et mul on vaja sellest pikemalt rääkida siin juures. On see, et mitte kõik sinu mõtted ja kõik sinu otsused ei tulene alati südamest, kui sa ei ole just täiesti valgustunud. Et alateadlik kalduvus uskuda hirmusid võib luua väga keerulisi mustreid juurde. Siin juures ongi vaja õppida eristama südame häält hirmu häälest. Sellel teemal on mul spetsiaalne internetiseminar mu koduleheküljel, saate seda kuulata ja alla laadida, see on mu lehel stellashakti.com üleval. Et õppides eristama, mis on hirmu hääl ja mis on südame hääl ja jääma südamele truuks, toob edu ja õnne iga kord. See on garanteeritud. Südame järgi liikumine on edu võti, sest et südamel on alati lahendus, on alati võimalus, on alati suund, on alati entusiasm, on alati rõõm, on alati vägi, mis sind toetab ja kannab ja juhatab sinule sobivasse uude kogemusse. Nii et selline teemonlike energiate mitte uskumise protsess tuleb läbi teha, et see on suur kollektiivne puhastus, mida me praegusel hetkel siin planeedil teeme, on siis hirmu hääle uskumise lõpetamine. See toimub praegu väga paljude inimeste eludes. Ja väga paljud inimesed tänu sellele jõuavad Jumalani, jõuavad südameni, jõuavad armastuseni, ükskõik kuidas me nimetame, see on kõik üks ja seesama. Kes ütleb, et on leidnud Jeesuse, kes ütleb, et on leidnud Jumala, kes ütleb, et on leidnud oma sisehääle, kes on leidnud oma tee. See kõik tegelikult on üks ja seesama. Üks ja seesama, see on terviklikkusega kooskõlas elamine. Me tuleme mitte terviklikkusest terviklikkusesse. Elades terviklikkuse vastaselt, tunneme, et me oleme pidevalt hädas, puuris, on probleemid, mis tunduvad lahendamatutena. See näitab seda, et me ei ole veel täielikult oma teadvuse kõikide tasanditega terviklikkusesse jõudnud. Ja sellest ei ole midagi, kui me selles kohas ennast avastame, sest selles kohas me saame palvetada, küsida südamest, kallis terviklikkus, palun ela läbi minu, palun koge läbi minu, aitäh, et ma luban endal kõik kogemused vastu võtta kui terviklikkuse vajalikud osad. Et sisuliselt lubades endal aktsepteerida ja austada kõike kui terviklikkust, elule vastu hakkamata, ebaterviklikkus kaob, vastuseisu kadudes kaob ka terviklikkusele vastutöötamine. Ja huvitav paradoks on siin selles, et vastuhakkamine on samuti terviklikkuse osa, nii et võttes vastu ka enda vastuhakkamised, ma olen vastu millelegi, siis ka selle duaalsuse aspekti vastuvõtmine toob meid vabadusse ja kergusesse, sest me saame aru, et need inimlikkuse
meelemängud, teadvuse lood, need ei hakka tegelikult meisse külge, me oleme ise puhas teadvus, mis on kõrgemal kõikidest nendest lugudest. Et nii nagu see kaunis illustratsioon siin näitab, kuidas võime siis öelda, et selline jumalanna hoiab planeeti Maad enda süles, et samuti me hoiame ise, võtame kõik need duaalsused, ilus, kole, tohib, ei tohi, õige, vale, kõik sellised mängud võtame endale sülle ja vaatleme, see on planeet Maa kogemus. Ja tulles sellesse kaugemalt või kõrgemalt vaatluse kohta enda sees, me tuleme neutraalsusesse, niipea kui me oleme leidnud neutraalsuse, nagu ma ütlesin, me ei pea olema heaks kiitvad. Piisab neutraalsusest, siis selles kohas me oleme vabad. Elu on väga õiglane. See, mida me eeldame ja ootame, et elu meile toob, seda ka elu meile toob, kui me muudkui keskendume kahetsusele, puudusele, mittevõimalikkusele, siis elu toob meile rohkem seda, et me saaksime need kohad endas vastu võtta. Et see, kes usub, et elu on raske ja piiritletud, siis ta elabki selles mullis. Ja see, kes valib sellest mullist läbi murda ja öelda ka, ma valin näha nii, nagu armastus näeb. Ma valin vaadelda asju uutmoodi, kõrgemalt, selgemalt, siis ma hakkan ka nägema selgemalt ja kõrgemalt, nii et sinu palve, tänulikkuse palve ja tunnetus, et see ongi juba nii, sest see tunne aitab siis sellest mõistuse mullist läbi murda. Igasugune teekond on tegelikult alati enese õpetamise teekond. Eriti vabaduse teekond, et vabaduse teekonnal saavad meist endast, meie enda teejuhid, õpetajad. Sanskriti keeles öeldakse selle kohta vaheguru, ehk siis õpetaja asub minu enda südames, minu enda sees, sisemine õpetaja. Ja sisemise õpetaja roll on olla teadvel, tähelepanelik, ja olukorrad läbi näha, neile vastu hakkamata, vaid navigeerides ennast läbi nende lugude ja mängude tagasi teadvel olekusse. Et siin on kujustatud siin seda teadvel olekut just kui laternana ja see valgus, mis siin laternas põleb, ongi tõde. Ma olen aus, ma olen siiras, ma olen otsekohene, võimalikult filtriteta nii palju, kui see võimalik on meie arenguastmel, kus me parasjagu asume ja lubame enda kõrgemal intellektil ennast kanda ja huvitav on siin selles mere taroos on kujustatud see õpetaja siis 8 jala energiana, 8 jalg on ülimalt intelligentne, 8 jala kombitsates on kõik tajumeeled, nii et 8 jalg suudab näha ja tajuda ja tunda iga oma kombitsaga. Et samamoodi sinu kogu keha, sinu kogu teadvuse väli saab sulle oluliseks infokanaliks, et teadmine ei tule läbi ainult sõnade, vaid ka läbi tunnetuse ja läbi sisemise nägemise, läbi sisemiste taipamist ja läbi sisemiste otsade kokkutoomise, kus sa hakkad nägema seoseid, kus sa varem ei näinud, hakkad taipama, mida iganes sul on tarvis taibata kõrgemal oma tavamõistuse meelest. Ja kõige kõrgem tasand, kuhu me saame liikuda, on siis täielik mittehaakumine. Ükskõik, mis meie elus üles tuleb, ma ei samasta ennast sellega. Ma olen lihtsalt vaatleja, kes neid kogemusi vaatleb, aga mina ei ole see. See ei ole minu tõeline olemus, need on illusioonid, mida me jälgime ja mida me vaatleme. Et
teadvustades, et see kõik siin on justkui selline suur unenägu, mida me kogeme, ei võta meilt vastutust selle eest, et me enda eest parimal moel hoolitseksime, aga et me ei lähe nii sügavalt selle oma maise kehastusega samastumise sisse, et see meile kannatusi looks juurde. Teisisõnu, oskus eristada, mis on jääv ja püsiv ja mis on ajutine ja hetkeline. Et meie tõeline algolemus, mis on jääv ja püsiv, on armastus ja kõik, mida me kogeme inimestena, mis tunded, missugused mälestused või missugused reaktsioonid või missugused sündmused meie elus on, need kõik on mööduvad. Ja õpides aru saama sellest, et miski, mida me saame mõõta või näha või katsuda, ei ole kunagi jääv ja me teadvustame seda juba eos. Juba eos hävitab ka võimalikud kannatuste seemned, mis võiksid kaasneda sellega, kui see kogemus ühel hetkel muutub, transformeerub, hävineb. Et enda isiklikust kogemusest võin öelda, et juba meie suhte algusest saadik meie kaksikleegiga suhe on olnud selline, kus ta on mind pidevalt treeninud sellesse, et ühel hetkel üks meist suure tõenäosusega sureb ennem kui teine. Et selles kohas ei jää meisse mitte sellist tühja auku, vaid selles kohas on igavikuline alati mäletamine, et me saame jälle ja jälle kokku ja et me oleme alati oma hinge tasandil, me oleme üks. Et selline suur treening on meil siin olnud ja ma olen mitmete inimestega suheldes tähele pannud, kui palju kardetakse karta näiteks oma kaaslast või oma lapsi või oma vanemaid või oma lähedasi. Et terve elu elades suures hirmus äkki midagi juhtub teisega, siis see elu nauding või see elu rahu, isegi nauding minu jaoks tähendabki suurt südamerahu, et ma olen hingerahus, et ükskõik mis on, seal all on alati rahu, seal all on kõik on alati hästi. Et siis see jääb nagu olemata, et on nagu ärevuse elu, terve elu on ärevus, et millestki jääme ilma. Aga vabadus ei tähenda seda, et ma pean kõigest ilma jääma, vaid vabadus tähendab seda, et ma olen haakumatu. Et kui praegu on, ma väga tore, ma väga naudin seda ja kui mingi hetk ei ole, siis järelikult algallika pilgu läbi on mingisugune muu kogemus praegusel hetkel vajalik, mille äraõppimine muidugi ei pruugi olla absoluutselt mingi meeldivate killast kogemus ja kui keegi läbib praegu suurt leinaprotsessi, siis ma ütlen, ma saan sellest väga hästi aru ja ma ei taha sinu kogemusi kuidagi vähendada või öelda, et sa ei pea nii tundma või ju siis on vaja just need duaalsuse aspektid hästi sügavalt läbi tunda. Minu jaoks oli väga sügavad transformatsioonikohad on minu vanaemate hingede lahkumised, kuna nemad olid tõesti nagu ülimalt helged inglid minu elus. Ja nende mõlema minek oli minu jaoks tohutult suur transformatsioon, väga suured aktivatsioonid, kus ma läksin väga sügavasse, väga raskesse kohta. Pluss veel traumad, mis nende kõikide asjadega kaasnesid, kuna ma ei teadnud veel mingeid asjaolusid, miks üks mu vanaematest lahkus, mis hiljem selgus oli palju traagilisem lugu kui see, mida ma lapsena kuulsin. Ja need kõik kogemused tõid mind nii sügavale pimedusse, kus ma õppisin vaatlema, mida ma tunnen. Ja see, mis mind tollel hetkel tohutult aitas, oli see, et ma tajusin neid tundeid värvidena. Ja ma tajusin, et see, mida ma praegu olen õppinud, on sügav tumesinine. Ja kui ma sain aru, et see on sügav tumesinine, ma sain aru, et see on vibratsioon, mida ma kogen, siis ma sain aru, et aga veel väga palju vibratsioone. Ja kui mu teine vanaema lahkus, siis see, mis mind tohutult aitas, oli see, et mediteerides ja mõistes selle kogemuse vajalikkust ja sügavust ja valu ja kõike seda ühe korraga,
tuli mulle teadmine, aga vaata, sul on ju väga armsad noored sugulased, kes on praegusel hetkel elus. Et veeda nendega koos aega, nüüd on aeg nendega koos olla. Ja see tõi minusse väga teistmoodi tunde. See ei kustutanud seda valu ja mõnes mõttes see valu või see tumesinine, see mälestus jääb alatiseks, seda nii nagu vesivärvi karbis, meil on kõik värvid korraga, et ega see värv siis sellest kuidagi ära ei kao. Aga samas ma näen, et on olemas ka kollaseid, oranže, punaseid, helesiniseid, rohelisi toone, nii et vabadus ei tähenda seda, et me kaotame kontakti nende tunnetega või nende mälestustega, vaid seda, et me õpime kõike vaatlema kõrgemalt, mida me varasemalt ei ole ehk osanud nii sügavalt näha elu selle kogu värvikuses. Elu värvikus ei seisne ju ainult punaste toonide õppimises, vaid elu värvikus seisneb, mida vanemad hinged, seda suuremaid värviskaalasid ja tundeskaalasid me ju läbi töötame ja läbi tunnetame ja endas terviklikkuses kokku lõimime, nagu ühte vesivärvi karpi kokku toome, nii et nähes, et need on lihtsalt värvid, need on lihtsalt vibratsioonid. Mina ei ole need vibratsioonid, ma võin neid vaadelda, neid kogeda oma kehas ja tajuda, aga minu olemus ei ole tegelikult nendest värvidest isegi mitte puudutatud. Minu vaatleja olemust ei saa midagi rikkuda, hävitada, purustada. Selline teadvel olek enda tõelisest olemust, mis on puutumatu inimlikkuse värvitoonidest. Selle kogemuse eristama õppimine ongi suur teekond, aga nii nagu igal maagilisel teekonnal on omad keerukohad, on omad pöördepunktid, on omad tähtsündmused, mis tulevad, siis tead, ükskõik kus sa praegusel hetkel oma elus asud, sind on ees ootamas väga suured imed, väga võimsad, elu muutvad ja väga helged kogemused. Sest et igasugune lahtilaskmise kogemus võib olla tajutav valuna, kui me ikkagi kinni hoiame millestki. Aga ühel hetkel saab hingel isu täis sellisel moel toimimisest. Ja niipea, kui me oleme enda sees lahti lasknud sellest klammerdumisest ja see hetk võib tunduda, et täiesti, mul on tunne, et ma täiesti nagu suren ära. Senine maailmapilt, kõik kukub kokku, mitte miski ei jää enam samaks. Võib-olla see tuleb su ellu sellena, et sa oled ennast lausa eraldanud, oled üksinda, nutad, palvetad ja ühel hetkel lihtsalt sinu ja algallikaga ühendusse tuleb uus tugevus. See võib tulla ka läbi inimeste, läbi õnnelike juhuste, läbi saatuse pöörete, mida sa ei oska praegu ettegi näha. Et see teekond ei pea olema sirgjooneline, kuidas me läheme, et nii. Praegu olen siin, aasta pärast olen seal, 5 aasta pärast olen seal, vaid elu võib ka tuua omad käänakud ja omad suunamuutused, aga tea, et elu suunab sind alati kõrgemasse sagedusse, alati suuremasse armastusse, nii et ükskõik, mis tundeid sa läbi tunned või koged, sa ei pea oma elu lõpetama päris kindlasti mitte, sa ei pea loobuma oma maisest kehast, vaid see, mida meil on vaja lõpetada, on sisemine klammerdumine, mitte loobuda välisest, mitte minna oma elu kallale, mitte ennast hävitada, vaid jääda armastusele, südamele truuks, Jumalale truuks ja anda kõik Jumala kätesse lahendada ja lõdvestuda ja need lahendused hakkavad ennast lahti rullima. Iga selline sisemine
ego suremine, hirmu tasandi suremine toob endaga kaasa suured kingitused, suured avanemised ja võimalik, et ka uute võimete avanemise, uute teadlikkuste kasutamise võime. Võimalik, et ka soovi midagi uut õppida, mis võib sul aidata avaneda palju suuremasse kergendusse ja kergusesse ja vabadusse. Ja see, kui me jõuame Jumalaga üks olemisse, ei tähenda seda, et meie inimlik mina ära kaob. Jõudes valgusesse, see ei tähenda seda, et inimlik tasand kaob suure tõenäosusega. Võimalik, et keegi valgustub tõesti nii ära, et ja läinud, aga suure tõenäosusega on see teekond ikkagi selline, et sa jõuad järjest suuremasse valgusesse, sa saad uued tööriistad, uued mõistmised, uued nägemused, uued oskused, uued võimed ja siis sa tuled seda kõike siia planeedile teistega jagama, mida sa oled õppinud. Ja mitte siis oma kehast lahkudes, et siis pead uuesti sündima ja jälle selle raske lapsepõlve koos hammaste tuleku ja käima õppimisega ette võtma. Ei, see uuesti sünd toimub täiesti selles samas kehas. Selles samas imelises kehas, mis sulle on antud algallika poolt kingituseks. Ja eriti suur rõhk, ma tunnen, järgmisel sõnumil on siis kaksikleekidele, mida algallikas tahab läbi mu südame teada anda, on see, et küllus ei tulene sellest, et puudust me enam kunagi ei näe või tunne või taju või meil ei tule ühtegi puuduse mõtet, vaid küllus tuleneb sellest, et ükskõik mis mõtted sul tulevad, sa nad alati kõik algallikale, ütled algallikas, sina lahenda see. Ma olen avatud lahendusele, ma olen avatud imedele, ma olen avatud võimalikkustele. Tulgu läbi minu kõrgeim energia läbi, mis võimalik kõikide asjasse puutuvate jaoks, kõikides olukordades, nüüd ja alati. Et mina jään armastusele truuks, ma jään Jumalale truuks ja igasugune kogemus, sina, kes sa seda kaardilugemist vaatad suure tõenäosusega, sa oled kaksikleegi poole pealt, siis põhiliselt naisenergia kandja, kuna tavaliselt naisenergia põhikandjad tunnevad selliste teemade vastu suuremat huvi. Ennem kui suhe on siis täielikult oma küpsesse tasakaalu jõudnud, tavaliselt siis meesenergia põhikandja hakkab õppima naisenergia põhikandjalt neid teemasid, et ka siis tulla täielikult tasakaalu, kus nais- ja meesenergiad on jumalikus tasakaalus, balansis ja harmoonias, kus mõlemad on saavutanud siis sisemise täiusliku harmoonia. Aga selle suhte esimeses faasis või algusaastatel või algusfaasides tavaliselt siis kaksikleegi naisenergia kandja on siis see, kes toob kogu valguse, et valgustada läbi kogu see pimedus, mida meesenergia põhikandja on endas kandnud ehk ehitanud üles oma elu hästi egopõhiselt, hirmu pärast, teisi matkides või tahtes saavutada välist heaolu, mitte tähele pannes oma sisemist harmooniat. See ei pea muidugi kõikides suhetes nii olema, aga see on üsna tavaline muster, mida mina olen näinud ja ka meie suhtes olen seda palju selliselt tajunud. Võib-olla sinu suhtes on hoopis teisiti, siis ma austan ka täielikult seda loomulikult. Aga juhul, kui sinu elus peaks olema olukord, et sa oled nüüd näiteks alustanud oma kaksikleegi teekonda, oled kohtunud oma kaksikleegi meespoolega, ja sa näed, kuidas ta muudkui aktiveerib sinus kõige sügavamad hirmud, kõige sügavamad probleemikohad, toob jällegi üles, mida sa arvasid, et sa oled juba lahendanud, siis tea seda, et kui see peaks nii olema, siis järelikult sul on ka alati algallika toetus, et need kohad saavad lahendatud. Me ei pea sellest suhtest põgenema seepärast, et ikka on mingi pimedus, ikka mees kardab, ikka ta ei julge või ei näe või ei saa. See näitab seda, et me saame endas veelgi tugevdada enda valgusega kõige ülekiirgamist ja valgusega koostöö ongi siis algallikaga koostöö. See ei tähenda seda, et mina personaalselt pean minema ja tema kõik asjad lahendama, vaid ma annan järjest
kõik, mida meesenergia põhikandja toob, ma annan kõik järjest algallikale ja võin ka õpetada oma kaksikleeki, et ta seda ise teeks, et mina ei peaks tema eest neid asju tegema. Nii et see teekond on tegelikult selline suur transformatsiooni teekond, mille eesmärk ongi hingeline vabadus ja hingeline vabadus seisneb selles, et ma võtan täieliku vastutuse kõige eest, mis on, aga mina ei pea tooma lahendusi, vaid mina toon õnnistused, mina toon kaastundlikkuse, mina toon armastuse, mina toon Jumalaga ühenduse, mina toon Jumala valguse siia sellesse olukorda ja olen lihtsalt kohal. Ja see valgus, tuletage meelde, armastus on kõrgeim intellekt, ise õpetab kõiki asjasse puutuvaid, mismoodi neid protsesse teha, läbi ka siis teiste inimeste või siis inimesed saavad ise nii-öelda download ida algallika juhatused, kas läbi meditatsioonide, läbi uneaja, läbi reiki seansside, kuidas iganes kellelegi sobib, nii et ära karda seda, et see pimedus jääb igavesti siia peale poole. Kokku tulemine kogu universumiga tähendab kogu pimeduse valgusega üleujutamise oskust ja julgust jääda armastusele truuks ka siis, kui mitte keegi teine sinu kõrval seda ei tee. Ja soovitus tuleb siin järgmine. Selles energeetilises seisundis tunnetan väga tugevaid juuri enda jalgadest väljumas ning mind ühendamas maa ema südamega. Võime hingata sügavalt ja tunnetada. Meil on väga tugevad juured ühendus maa ema südamega. Läbi nende juurte voolab minusse võimas usaldus, lõpmatu küllusteadvuse vägi ja elujõud. Hingame endasse seda. Tunnetan enda kaitseinglite tiibasid mind ümbritsemas ja hoidmas minu selja tagant. Hingan sügavalt ja tajun, kuidas mu keha muutub pehmemaks ja mu hinge magus essents saab sujuvamalt mu kehasse laskuda mu pea kohalt. Püha ambroos ja tilgad, valguse piisad laskuvad läbi mu käbinäärme. Luban sel valgusel täita oma teadvuse ja luban enda teadvuse tasandil tõusta joondusesse jumaliku kõrgeima plaaniga. Võtan vastu enda hingeosad, enda energia kõikidest ilmaruumi paikadest ning kõikidest ajastutest siia ja praegu kohale. Kohalolu on tervendus. Naudin iseenda olemust. Ükski lugu pole armastusest kõrgemal. Ükski kogemus ei saa mind ja meie armastust kahjustada. Annan vabaks kõik, mis on olnud minu ja armastuse vahel. Olen tänulik kõigile nendele kogemustele, mis on suunanud mind neid ridu lugema, seda kaardi lugemist vaatama ja teadvustan, et need kogemused on olnud vajalikuks katalüsaatoriks, mis on mind juhatanud suuremasse vaimsesse kasvamisse ja enesearengusse. Kes soovib, siis seda raamatut leiate raamatupoodidest üle Eesti, nimeks siis Armastuse kutse. Võtan veel viimased sõnumid siia kaardi lugemisse, ma tunnen, tahab tulla üks soovitus, mis aitab meil enda vabadust, vabanemist ja vabadust veelgi kiirendada kõikide kuulajate jaoks. Tuleb seesama kinnitus, mäletate, rääkisin see päevikuharjutus. Annan vabaks ja valin võimendada 2 tulpa, me transformeerime energia ümber, see on püha alkeemia.
see on püha alkeemia, kuna kõik on energia, ükskõik mis tunded, mälestused, kogemused, see kõik on energia, mida me ümber transformeerime. Ei ole midagi, mis armastuses ei saaks terveneda. Kõik saab muutuda, kõik muutubki, see on universumi seadus. Kõik muutub, kõik energiat, mis on olnud ühtemoodi, saavad muutuda, tulla kõrgemasse sagedusse, kõrgemasse energiasse, see on praeguse avarduva universumi suundumus. Kõik liigub tagasi armastusse, varem või hiljem. Me saame sellele siis teadlikult kiirenduse anda läbi enda otsuse, valiku, läbi rahunemise. See sünnib loomuldasa. See saab sulle selgemaks läbi praktika. Nii et siin ei ole, vabanemine ei ole lihtsalt otsuse küsimus, vaid enda rahustamise ja enda lõdvestamise oluline õppetund. Ja viimane sõnum, kallid kuulajad, vaatajad, aitäh ka kõikidele kommenteerijaile, laikijale, aitäh kallid vipid, kes te olete mu tegevust toetanud. Mul on väga hea meel teile neid kaardilugemisi tuua. Aitäh, kallis algallikas. Sõnum tuleb järgmine. Et tulla hingelisse vabadusse, on vaja panustada oma energiat, oma aega, olla pühendunud. Me ei saa liikuda vabadusse, kui me räägime sellest, et me oleme endiselt veel puuris. Me ei saa liikuda uude olekusse, kui me hoiame kinni vanast samastumisest, sellest rollist, kes on olnud justkui see kogeja, et mina olen see, ja siis kirjeldades oma raskust, vaid vabaduse võti on see, et ma ikka ja jälle tuletan endale meelde, ma olen vaatleja ja kõik minu elus muutub iga päevaga aina paremaks. Igal võimalikul hetkel ma pöördun algallikasse, ma pöördun Jumalasse, ma pöördun armastuse poole tänupalvega, aitäh, et see olukord lahenes. Aitäh, et kõik läks paremaks. Aitäh, et ma nägin uusi võimalusi. Aitäh, et elu tuli mulle appi. Aitäh, et teised inimesed tulevad mulle appi. Aitäh, et elu toetab mind. Igal sammul ma olen toetatud, hoitud, kaitstud. Aitäh, et vabanemine on minu jaoks lihtne. Aitäh, et ma olen vaba juba praegu. Aitäh, et ma tunnistan oma vabaduse olemust. Ja siis ma võin ka vaadelda, millega ma olen veel samastunud, mis lugudesse ma ennast endiselt sisse kirjutan ja õpin neid olukordi vaatlema kõrvaltvaatlejana, õpin neid vaatlema kui kogemuste vaatlejat, mitte kui nendes rollides olijat. Sinu töö tasub ennast ära, see sisemine töö toob sulle vajalikud viljad. Ja kui sa tunned, et sa oled nii üleväsinud, siis õpi võtma pause. Kas või võtta iga päev 1 tund aega, kus sa lülitad telefoni hääletuks, oled iseendaga. Kui sul on vähegi võimalust, ma soovitan nädalas võtta vähemalt 1 päeva, kus sa lülitad kõik segajad välja ja saad olla iseendaga, teha enda sees seda transformatsiooni, lõdvestust, rahunemist, kõike seda, mida sulle päriselt meeldib teha, järjest rohkem võtta endale kui enda olulist prioriteeti. Sellised sõnumid sulle, kullake, loodan, et said sellest kõigest üht-teist kasulikku. Südamlikud tervitused sulle siit Sri Lankalt ja soovin sulle südamest kõike imelist ja olgu sinu vabanemise teekond lihtne, armastusküllane, elegantne, südamlik, rõõmust ja sisemisest särast täidetud. Ole õnnistatud. Namaste.